Tere, olen Arja, olen teie taksojuht täna. Kui veider see on? No see on legaalne. Jaa, ta on legaalne. Okei, inimesed, hirmus. Isesõitvad autod. Sa astud sisse, paned turvavöö kinni ja auto viib su ise kohale. Kõlab nagu sellist asja näeks ainult ulmefilmides, aga Eestis on see juba täitsa olemas. Mina olen Arja, see on minu esimene taksosõit ilma juhita. Ainult, et päris isesõitev see pole. Tegelikult istub juht kusagil kontoris mängukonsooli taga ja sõidutab sind nagu mängiks GTA-d. Ja ma sain seda ise ka proovida. Sa ei tea, kuidas ma higistan praegu. Isesõitvaid autosid on arendatud juba pea 100 aastat. Aastal 1925 demonstreeriti Ameerikas New Yorki tänavatel autot nimega American Wonder, mis oli juhitav raadioteel. See eksperiment lõppes sellega, et too masin sõitis sisse vaesele tänavale pargitud autole. Euroopas alustas Mercedes-Benz ning Müncheni ülikool Prometheus projektiga. Auto suutis ilma liikluseta teel sõita pea 100 kilomeetrit tunnis. See polnud küll esimene katse, aga see oli esimene kord, kus tundus, et asjal on päriselt lootust. Te olete valmis? Oota! Safety first! Oh my god, kui veider see on! Kust tuli selline idee? Saunast. Saunast? Kas sa tahad sellest lähemalt rääkida? Korraldasime tiimiga ühe saunaõhtu. Hakkasime juba saunale kohaselt kreatiivsemaks muutuva. Jõudsime järelduseni, et mis oleks, kui hakkaksime rendiautosid tooma kliendi ukse ette. Seepärast, et siis see muudaks ju selle teenuse väga ägedaks ja seksikamaks. Ja kui me olime siis sauna teises osas veel kreatiivsemalt, jõudsime järelduseni, et manuaalselt seda tehes see ei ole jätkusuutlik ja mis oleks, kui arendaks siis oma tehnoloogia, kaugjuhtimistehnoloogia. Põhimõtteliselt nagu puldiauto, aga täismõõdus. Tegemist on nagu tavalise automaatkäigukastiga autoga. Alguses proovimegi tunnetuse saada ja siis, kui on tunnetus käes, siis sõidad juba gaasiga. Vaatab seda nalja. Tänapäeval on see tehnoloogia juba täiesti cracked out. Igaüks saab osta auto, mis oskab ise rajal püsida, kiirust hoida, pidurdada ja ennast parklast sinu juurde manööverdada. Aga koos tehnoloogiaga on tulnud ka probleemid. Arizona tänavatel on ka Google'i Waymo taksod, mis sõidavad täiesti ilma juhita. Tesla süsteemiga on juhtunud tohutult avariised. 2019 sõitis autopiloodi režiimil Tesla otsa jalakäijatele. Selle tagajärjel hukkus 22-aastane naine ja tema elukaaslane sai eluaegsed tervisekahjustused. Samuti ajas Uberi kaugjuhitav testauto jalakäija alla. Samas võib vaielda, et ka autod, kus sees on juht, põhjustavad igal aastal miljoneid liiklusõnnetusi. Nii et küsimus on, kas süüdistada ainult masinat või tunnistada, et liiklus ongi riskantne? Kas see on safe? See on safe. Need näited, mis sina toid, need on autonoomse sõiduki valdkonnast. Meie tehnoloogia on kaugjuhtimistehnoloogia. Inimene alati teeb otsuseid. Tere, olen Arja, olen teie taksojuht täna ja sa oled valmis üle võtma, on ju? Mina olen valmis. Ma pidurdan. Sorry. Tõenäosus selleks, et näpitakse telefoni, on väiksem. Tõenäosus selleks, et vaadatakse kõrval olevat autot, on väiksem. Keegi räägib telefonis. Täpselt nii. Mul vist iga taksojuht räägib telefonis. No, welcome to the real world. Mõtle, sul on road rage on ja sa oled teises autojuhis. What? Sa lased oma akna alla, hakkad nagu melisema, siis sa vaatad, see rool lihtsalt ise keerleb seal. Kedagi ei ole. Mulle tegelikult ei meeldi väga taksojuhtidega rääkida. Ma kujutan ette, kui sa oled introvertne inimene, siis ega nagu paremaks väga see asi ei lähe. Tegin Instagramis küsitluse, et kui nad eelistaksid ilma juhita taksot, siis miks? Ja vastused olid seinast seina. Sest siis ei saa taksojuht mind uuesti rünnata. Sest ma kardan võõraid mehi. Siis ei pea mingi higi ja suitsu haisu käes olema. Siis pole sotsiaalärevust. Taksojuhid vahest flirtivad ja näiteks üksinda koju minnes on hirm, et tulevad järgi.
Siis ei pea juhiga rääkima ja ohutum on ka, sest siis ei pea kartma, et sind ära rööbitakse. Pole võimalust, et keegi hakkab käperdama. Minimaalne inimkontakt. Väiksem võimalus saada sõimata või alandatud lihtsalt juhi halva tuju pärast. Miks ei võiks see juht lihtsalt seal autos olla? Miks juhti nagu ära võtta, siis ta peab olema mingisugune driver. Kas ta siis toob efektiivsust, kas ta vähendab riski juhile, no näiteks militaarsektoris on ju selgelt arusaadav, et kus me võtame siis, või kus tänu meil tehnoloogiale võetakse siis juht riskiolukorrast välja. Kui rääkida autojagamisest, siis otseselt on efektiivsusega tegemist. Kui me räägime taksost, siis ta muudab taksojuhi töökoha atraktiivsemaks. Taksojuht ei pea autos istuma, ta võib istuda ägedas kontoris. Okei. Pööra vasakule. Vasakule. Ja pigem vasakule, jah. Siin sa peaaegu nagu tunnetad juba seda, et sa oled kuskil teel, kus on suured autod vastu, sa pead nendest nagu mööda saama. Ma natukene kardan. Rahulik. Ai, ma näen, kuidas ma pidurdan ja sa lendad seal sees, I'm so sorry. Et sa tead olla paanikas, ma tahaks praegu niimoodi vaadata. Aga see ongi üks põhiline erinevus, sa ei pea pead liigutama, et kogu info kätte saada. See tehnoloogia võib päriselt ka töökohti juurde luua. Kujuta ette, sa elad väiksemas linnas, aga sa töötad Tallinna taksojuhina. Sul ei pea olema päris autot, lihtsalt istud kodus või kontoris konsooli taga. Natukene nagu geimeri töö, aga suurema vastutusega. Okei, inimesed, hirmus. Inimesed on hirmus või kaugjuhtimine on hirmus? Kõik on hirmus. Kõik on hirmus. Aga mul tekkis küsimus, et teate küll pistelisi joobekontrolle, kus juht pannakse puhuma. Aga kes puhub? Aga politsei näide on selles mõttes ju kõige parem, et mis siis saab, kui auto kiirustab, pargib vales kohas, tuleb alkoholi, kõik puhuvad reid. See oli mu järgmine küsimus. Ja, et mis siis saab? Ma arvan, kõigepealt saab pulli. See on üks asi, aga protsess on järgmine, et politsei peab siis teadma, kellele ta helistab. Antud juhul palju ei ole vaja mõelda, suure tõenäosusega helistab meile. Meie siis peame kaugjuhi info talle tagama ja kuni selleni, et kui on põhjust tulla kaugjuhti kontrollima, siis ta peab olema ka teretulnud siia. Nagu ma ei saa aru, kui nagu suur ma olen. See on umbes 3-4 meetrit. On reaalselt ruumi või? Ja sul on kõvasti ruumi. No, aga võtame otsuse, lähme läbi. Lähme või? Ja. Kindel või? Kindel. Vaatame, kas me siit korra vaata. See näeb välja nagu mina vaevu mahuks sealt läbi. No aga vaatame. No kuule, ma arvan, et seal on ikkagi 2,5 meetrit ikka, nii et... Oh my god, Betty, sa ehmatasid mind. Betty läks ekraani vastu praegu kaameraga, aga ma olen nii selle nagu sees, et ma mõtlesin, et ma sõitsin vastu sellele krekkan. Aga teeme ühe rahustusringi ka. Lähme sinna tagasi. Ei lähe. Ei lähe? Ei lähe. Aga siis teeme ühe tagurdamisringi. Et sõida siia, pööra siia. Kas ma olen tööintervjuul või? Ja. Miks ma peaks valima selle üle päris takso? Ma arvan, sinu kui kliendi vaatest võib-olla esimesena see, et see on äge, tahad seda kindlasti proovida. Ma arvan, see on see, mis iga uue tehnoloogia puhul suure tõenäosusega on see esimene punkt. Praktilise poole pealt, kui sa ei taha suhelda taksojuhiga, kui sa tahad privaatsust. Ja võib-olla kolmas siis pikem vaade ongi see, et taksosektoris saab nii-öelda siis inimvaba, autonoomne, unmanned sõiduk olema uus normaalsus. Aga mis te arvate? Kas te usaldaksite kaugjuhitavat autot? Kas te eelistaksite seda või tavalist taksot? Jätke oma arvamused kommentaaridesse. Kus ma tuutus on lasta? Panen kõigepealt B ja tuut on meil siin. Aitäh! Nii kohal.